Tere hommikust! Täna ma siis räägingi elurikkusest, millel võib olla nii säravaid kui ka tumedamaid aspekte väga mitmes tähenduses. Kui me vaatame, kuidas sõna elurikkus on Eesti inforuumis kasutatud, siis viimase 4 aasta jooksul on selle kasutatavus kasvanud peaaegu 2 korda. Kui ennem oli ühes kuus umbes niimoodi 20-25 korda kasutatud erinevates artiklites, raadio- ja televisioonisaadetes, siis nüüd umbes 50 või 60 korda. Kusjuures, kui ma selle statistika välja võtsin, siis ma eraldasin need artiklid ja sõnavõtud, mis olid otseselt poliitilise partei või elurikkuse erakonnaga seotud. Et see räägib tõesti elurikkusest looduses. Seega on siis inimestel huvi elurikkuse vastu olemas ja võib-olla alustuseks teeme sellise väikese ekskursi akadeemilise maailma, et mis see elurikkuse termin tähistab ja alustame sellest, et elurikkus on justkui sellise 2 viisi mõistetav. Ühelt poolt on see tohutu hulk meie kaasteelisi, meie kaasmaalasi, kes meiega siin meie planeedil, Eestis, meie kodukoha ümber meiega koos elavad, erinevad taimed, seened, loomaliigid, lugematu hulk mikroorganisme ja viirused on ka niimoodi olemata iseseisvad organismid ikkagi elurikkuse osad. Aga teiselt poolt on elurikkus selline üldtermin, umbes nagu inimkond või noorsugu või loodushuvilised, kellel on ka selline üldised seaduspärasused, mida me peaksime teadma ja mida me peaksime arvestama, kui me tahame siis elurikkuse sõbralikult ja loodussõbralikult käituda. Elurikkuse uurijad vaatavad erineva nuka alt selle elurikkuse kui üldtermini poole. Kõige tavalisem on rääkida liigirikkusest, lugeda liigid kokku mingisuguses kokkulepitud kohas, näiteks Eestis, kui suur on Eesti liigirikkus, ja siis me saamegi teada liikide arvu, liikide arvukus, liigirikkus. Aga lisaks sellele on ökosüsteemide seisukohalt väga oluline, missuguste omadustega need liigid on. Kas näiteks on selliseid taimeliike, kes suudavad bakterite kaasabil õhulämmastikku fikseerida, kas on selliseid, kes elavad koos mullas elavate seentega. Seega selline talitluslik pool on äärmiselt oluline, kui me elurikkust vaatame. Me peame tundma nende organismide omadusi. Ka iga indiviid on erinev, neil on erinevad geenid, nad on natukene erinevad, geneetiline mitmekesisus on ka elurikkuse lahutamatu osa. Nüüd lisaks sellele mõnikord vaadatakse ka, kui suguluses on erinevad organismid. Inimene on kõige lähemalt suguluses šimpansiga, veidi kaugemalt hundiga, veel kaugemalt krokodilliga ja nii edasi kuni kukesene ja kasepuuni välja. Me võime vaadata, kui palju seda elupuud on mingis piirkonnas olemas ja saame siis fülogeneetilise mitmekesisuse suguluse alusel. Ja viimaks, organismid on tihti teatavates komplektides koos. Männimetsa all näeme koos pohla ja mustikat, rabas on murakas ja jõhvikas, et kui me maastikus vaatame, kuidas need liikide komplektid ökoloogide keeles eluskooslused on jaotunud, saame teada, kui elurikas on maastik. Elurikkus on üks ökosüsteemide peamine tunnus. Ilma elurikkuseta ei oleks ökosüsteeme. Ja teadlased on üsna ühel meelel, et elurikas ökosüsteem on ainult toimiv. Kui elurikkust on vähe, siis see ökosüsteem ei toimi, ta ei funktsioneeri nii hästi, ta ei suuda aineid ja energiat endast selliselt läbi lasta, nagu ta võiks. Elurikas ökosüsteem on ka vastupidav. Kui on mingisuguseid välismõjusid, mis siis seda ökosüsteemi mõjutavad, siis elurikas ökosüsteem
suudab sellele vastu seista. Ta niimoodi ei lase ennast tasakaalust nii lihtsasti välja viia. Elurikas ökosüsteem on ka nõtke. See tähendab seda, et kui selline ikkagi on ökoloogiline tasakaal paigast ära viitud, siis elurikas ökosüsteem taastab esialgse oleku kiiremini. Ta on selline nõtke või elastne, võib öelda. Aga paljud muutused on sellised, mida me ei saagi kontrollida ja näiteks kliima soojenemine, mida me proovime kontrollida, aga mingil määral ta ikkagi soojeneb. Ja ökosüsteemid, mis on elurikkad, suudavad paremini kohaneda selliste uute tingimustega. Lihtsalt see põhimõte on väga lihtne, et kui uutele tingimustele sobivad mõned uued liigid, näiteks kes praegu on väga haruldased, ei paista üldse ökosüsteemist välja, siis uutes tingimustes võivad nemad olla need tegijad, kes kogu seda ökosüsteemi üleval hoiavad. Ja sama on ka geneetilise mitmekesisusega. Kui meil on selliseid isendeid, selliseid geenivariante, mis sobivad uutele tingimustele, siis me oleme paremini kaitstud tuleviku osas. Me saame rääkida elurikkusest kui kindlustuspoliisist tuleviku muutuste osas. Kui küsida, et kui suur siis see elurikkus on, siis peame küsima, et aga kus kohas? Võime rääkida maailmas. Kui suur on elurikkus maailmas? Me teame, umbes 2 miljonit liiki on teadusele kirjeldatud. Tegelikke liike hinnatakse, võib-olla on 5–8 miljonit, mõned hinnangud on palju suuremad veel, keegi täpselt ei tea. Me võime küsida, et kui palju liike on Eestis olemas. Taimeliike on umbes 2000, nendest 500 on samblad, 1500 on siis soontaimed, aga võib-olla on olulisem inimese jaoks veel küsida, kui palju on elurikkust meie enda ümber, meie linnapargis või isegi mingis veetilgas või mullakübemes, kus on palju mikroorganisme ja mis võivad olla siis omaette justkui ökosüsteemid. Aga mõned näited. Näiteks taimede elurikkuse poole pealt, kui me justkui venitaksime riigid nii suureks, kui palju on seal leitud taimeliike, siis maailmapilt oleks teistsugune kui praegune. Elurikkus on ebaühtlaselt levinud maailmas. Troopikas on seda palju rohkem, eriti Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, ja siin Põhjamaades on seda tunduvalt vähem. Et kui me ka peaksime siis elurikkust globaalselt kaitsma, loomulikult peame me suunama oma pilgud just troopikamaadele, kus võib-olla majandus ei ole nii hea kui siin põhja pool. Aga see ei tähenda, et me nüüd enda ümbruse elurikkusele peaksime käega lööma, vastupidi. See on umbes nagu lennukis lennates öeldakse, et kui need hapnikumaskid tulevad, et kõigepealt pange endale pähe ja siis saate abistada ka teisi. Kui me suudame enda elurikkust siin Eestis, Euroopas hästi hoida, siis oskame ka aidata teisi globaalselt. Ma ütlesin, et elurikkust võib väga erinevates skaalades vaadata ja kui me ükskord koos kolleegidega mitmelt poolt maailmast panime kokku taimede elurikkuse maailmarekordid. See tähendab, et mingisuguse pinnaühiku kohta, kui palju kirjandusest või kolleegidelt küsidest oli teada, palju sealt taimeliike on koos kasvamas leitud. Ja me alustasime väga väikesest, umbes nagu ruudulise vihiku lehekülje, see väike ruudukene, kuhu tehakse trips-traps trulli neid märgikesi, kuni seal 1000 ruutmeetrit välja ja vaatasime, mis siis need rekordid on. Ja tegelikult igal erineval ruumiskaalas, iga maalapikese suuruse kohta on oma rekord, nii nagu jooksus on rekord erinevatele distantsidele. Ja me panime siis graafikule pindala, mida on uuritud, X-teljele, Y-teljele suurim teadaolev taimeliikide hulk, ja saime sellise sirgjoone, kui need teljed on logaritmilises skaalas. See tähendab, et iga see vahe on teisest kas siis 10 või 100 korda suurem. Ja Eesti on esindatud siin. Eesti pärandniidud, konkreetselt Laelatu puisniit Virtsu lähedalt, on maailmarekordiga suurusest, mis on peopesa suurus. See on siis 10 korda 10 sentimeetrit, kus on leitud 25 taimeliiki koos kasvamas. Mitte kusagil maailmas ei ole peopesa suuruselt lapilt nii palju leitud. Huvitav ongi see, et kui me
vaatame, mis ökosüsteemi tüübid seal on, siis on pärandniidud peamiselt Euroopast, on väiksemas skaalas, ja troopiline vihmamets on suuremas skaalas. Need kaks siis ongi maailma rekordite, taimede liigirikkuse rekordite tulipunktid. Mismoodi elurikkust mõõta? No, kui keskkonnaharidus on väga hea, siis me tunneme liike. Me saame minna koha peale, liigid ära tunda, ära loendada. Kui me tahame määrata elurikkust suuremas skaalas, siis me ei jõua igat jalatäit maad läbi vaadata. Me peame teadma organismide eelistusi, mis paigas need kasvada või elada tahavad, ja saame siis vaadata kõik elupaigad läbi. Seega me peame teadma elupaiku. Aga mõneti ongi, et maastiku tasemel või riigi tasemel me saame hinnata elurikkust sellega, kui palju on erinevaid elupaiku. See on äärmiselt selline põhiline asi, mis siis elurikkust ära määrab. Aga peenemaks minnes see mõnikord ei aita. Kui me tahtsime uurida seda sama pisikest skaalat, biopesa suurune lapikene 10 × 10 sentimeetrit niidu peal, ja mõtlesime ükskord oma doktorantidega, et vaataks, kui palju elurikkust on mullas. Sellepärast, et taimedest me näeme justkui jäämäe tippu, me näeme seda võrseid, lehti, õisi, mis on väga olulised, aga suur osa niidutaimede biomassist ja elust on maa all. Seal nad konkureerivad toitainetele, seal nad suhtlevad omavahel, juured tunnevad ära näiteks, kas on võõras liik, kas on sama liik, nad tunnevad ära isegi seda, kas on oma sugulane, naaber, õde või mitte. Aga juurte puhul on väga raske eristada, mis liik on ühest juurest, mis on teisest juurest. Appi tuleb molekulaarsed meetodid. Tänapäeva molekulaarsed meetodid, kus me keskkonnast eristame kogu DNA, vaatame järjestamise järel, mis on siis geenijärjestused. Seda nimetatakse ka triipkoodistamiseks, elurikkuse triipkoodistamine. Kui me poodi lähme, siis on kaubal triipkood peal, siis me niisama ei tea selle triipkoodi peale vaadates, et mis kaup see on. Samamoodi ka elurikkuse triipkoodistamises me peame omama andmebaasi. Me peame organismide kaupa sama geenilõigu panema andmebaasi, aga kui sellised andmebaasid on nüüd olemas, siis me saame üsna kergelt teada, mis organism mingisuguse geenilõigu juurde käib. Ja kui me uurisime, siis me leidsime, et kogu maa-alune liigirikkus niidu peal on veel 2 korda suurem kui maa peal, seega siis elurikkus võib olla peidetud meie silmade ees, aga tegelikult seal maa all käib taimede elurikkus ja mitte ainult taimede. Kui me üldse vaatame mulda, siis mulda on nimetatud ka vaese mehe troopiliseks vihmametsaks, sest igas mingisuguses mullagrammikeses on palju erinevaid mikroorganisme, pisikesi seeni, kes elavad ainult mullas. Nad tihti elavad koos taimedega, moodustades seenjuure ehk mükoriisa, ja kogu see aineringe, kogu mulla tekke toitained on mikroorganismide peale üles ehitatud. Räägitakse ka mulla tervisest, kui mulla ökosüsteem on elurikas, on ta ka terve. See keskkonna DNA, pärilikkuse aine, on huvitav veel sellepärast, et ta teatud oludes võib väga kaua säilida. Kui minu kolleegid uurisid ühes sellises rahvusvahelises võrgustikus, kuidas on DNA säilinud igikeltsas ümber kogu Arktika. Ja nad suutsid välja leida DNA-d ja määrata liigina ära, mis oli 50 000 aastat vana. Viimane jääaeg lõppes umbes 10 000 aastat tagasi, 20 000 aastat tagasi oli viimase jääaja maksimum enam-vähem. Eestit kattis seal rohkem kui kilomeetri paksune jääkilp, aga ennem seda 50 000 aastat tagasi olid siin ka haljendavad aasad, käisid ringi suured rohusööjad, mammutid, ürghirved, karvased ninasarvikud. Ja nüüd me saime esimest korda teada, missugune taimekooslus, missugune ökosüsteem siin valitses. Seid suuri loomi oli varem luude järgi leitud, aga taimekooslusi
ei olnud saadud kirjeldada. Ja leiti näiteks, et tollal lokkasid põhjaaladel lillerikkad aasad, nurmenukud, karukellad, oblikad, ja see on hoopis midagi muud, kui me praegu läheme Arktikasse. Seal on sellised kõrrelised ja lõikheinalised, mis ei ole väga toitainete rikkad, mida on raske seedida loomadel, et arendati välja ka teooriat, et üks põhjus, miks võib-olla mammutid välja surid, lisaks kõigele muule, oli ka see, et toit muutus kehvemaks. See vana DNA näide on ka ilmekas selles osas, et kui toimub suur muutus, siin oli jääaeg, aga kui võib olla ka inimmõju, siis ei pruugi me tagasi saada sama ökosüsteemi, nagu oli varem. Ökosüsteemid on keerukamad, et me peame arvestama, et võib-olla saame tagasi palju kehvema, kuigi keskkonnatingimused muutuvad sarnaseks. Nukitsamehe filmis lauldakse, et mis on kodu, kus on kodukoht. Minu peamine uurimisküsimus ongi see, et mis on elurikkuse kodu, kus on elurikkuse kodu. Kui me vaatame mingit ökosüsteemi, siin samas linnaparki näiteks, siis me tahame teada, et kes sellesse ökosüsteemi kuuluvad, kelle kodu see on. Siis me peame mõtlema, et missugused protsessid seda määravad ja neid ei ole tegelikult liiga palju. Esiteks, liigid peavad tekkima evolutsiooni käigus, evolutsiooniline ajalugu. Nad peavad kusagil olema siis liigitekketsentrid, siis nad peavad levima laiali. Eraldatus, kas meie piirkond on eraldatud või ei ole, on küsimus, kui hästi suudetakse sinna levida. Erinevatel liikidel on erinevad soovid elupaiga suhtes. Seega siis keskkonnatingimused on olulised ja viimaks ka mõned saavad omavahel läbi, teised ei saa läbi, mõned saavad elada ainult siis, kui neil on teised sobivad organismid, näiteks õistaimed ilma tolmeldavateta putukateta ei saagi hakkama. Paljud liigid ei saa hakkama, kui nende juurtes ei ela mükoriisaseened. Seega on vaja liigi teket, levimist, sobivat keskkonda ja sobivaid naabreid. Ja kui me siis mingisse kohale jõuame, siis me võime leida olemasoleva elurikkuse, aga osa elurikkust on puudu. See puuduv osa on minu meelest sama põnev kui see, mis on kohal, sellepärast et on ju väga oluline teada, mis on see kogu liigirikkus, seda on nimetatud liigifondiks, kui suur see fond on, palju meil fondi on. Siis saab küsida, palju limiiti on, palju mahub ühte kohta. Ja see puudu olev sobilik elurikkus oli nii põnev, et ma panin sellele nime, tume elurikkus. See nime ma laenasin kosmoloogiast, tumeainest. Tumeainet ei saa mõõta, me ei näe seda, tänapäeva aparaadid ei oska seda mõõta, aga me saame hinnata tumeaine olemasolu, kui me vaatame, kuidas galaktikad käituvad. Tume elurikkus on ka selline, mida me otse mõõta ei saa, sellepärast et teda ei ole kohal, aga ta on kusagil olemas ja kui me tunneme regiooni, tunneme liikide nõudlusi, me saame seda hinnata. Üks näide on siin slaidi peale, ma panin 2 tüüpilist Eesti metsa, palumets ja salumets. Palumets on enamasti liivasel, suhteliselt happelistel muldadel. Salumets on moreenil, lubjarikkal mullal ja kui me vaatame taimeliike, siis palumetsas on neid suhteliselt vähe. Sellised kanarpikulised, mustikas ja pohl katavad lausaselt maapinda ja vahel on mõned teised taimeliigid. Salumets on ülimalt rikas. Ja kui me tahame siis seda elurikkust uurida siin, on väga oluline teada lisaks sellele, kes on kohal, kui palju on puudu. Sellepärast, et me ei saa ütelda palumetsa kohta, et see ökosüsteem on kuidagi ebatäiuslikum, vähem väärtuslik, kuna seal on looduslikult vähem liike. Ei. Ta on täpselt sama väärtuslik nagu ka rabad, väga liigivaesed ökosüsteemid on meil täpselt sama väärtuslikud, kui on puisniidud, mis on väga liigirikkad, lihtsalt liigirikkus looduslikult varieerub. Aga tumeda elurikkusega saame me selle ära võrdsustada, ära standardiseerida. Kuidas seda tumedat elurikkust leida? Kes täna puuduvad, küsib õpetaja, kui ta tundi tuleb ja siis õpilased vastavad, et
see on puudu ja teine on puudu, järelikult nad teavad, kes peaksid siin olemas olema. Ja mina teen täpselt samamoodi, ma võtan mingi ökosüsteemi kirjelduse ette, vaatan, mustikas on kohal, küsin mustika käest, et mustikas, kes siin puudu on. Ja mustikas vastab mulle läbi andmebaaside, seda nimetatakse ökoinformaatikaks, on suured andmebaasid, kuhu pannakse kirja ökosüsteemide kirjeldusi. Ja seal on kirjas, kes kellega käib, kui mustikas on tihti pohlaga koos, aga pohla praegu ei ole, siis ta ütleb, et pohl on puudu. Ma küsin seda kõikidelt olemasolevatelt liikidelt ja kõik vastavad omamoodi, aga summaarselt panen ma kokku siis tumeda elurikkusega ja saan teada, kes seal olemas on. Ja kui see on olemas, saan ma teha elupaigad, nagu see palumets ja salumets, või piirkonnad, näiteks troopika ja Eesti, või erinevad organismirühmad, linnud, taimed, mikroorganismid omavahel võrreldavamaks. Ma saan uurida neid koos, teha üldistusi elurikkuse kohta ja tean siis mõnda küsimust näiteks küsida, miks nad puudu on, miks ei ole need liigid puhul, kas nad näiteks levivad halvasti, inimmõju ei ole nendele karva mööda. Ja kui me tahame ökosüsteeme taastada, me võime ka küsida, et me paneme suure pingutuse, näiteks taastatakse niidukooslusi Eestis, praegu loopealseid, plaanis on puisniite taastada. Ja kui me tahame mõõta, et kui hästi see taastumine läheb, siis on oluline, et me ka teaksime, milliseid liike me ootame siia. Ja seda ütleb just tume elurikkus. Elurikkuse käekäik ei ole kerge. Praegusel hetkel on elurikkus jäänud justkui kahe suure muutuse vahele. Üks on kliimamuutus, mis on väga kiire elurikkuse jaoks, ja teine peamine elurikkuse oht on maakasutuse muutus, kus maakasutus muutub elurikkusele ebasobivaks, looduslikumad elupaigad asendatakse väga inimmõjulistega, et elurikkus on jäänud kui kahe hammasratta vahele, kus tal ei ole mitte kerge. Kolleegid maailmas on kokku pannud ka sellise hinnangu, et kuidas näiteks taimede elurikkus muutub antropotseenis, praeguses geoloogilises ajajärgus, kus inimmõju on kõige peamine protsesside mõjutaja, mitte ainult elurikkusele, vaid kogu ka geoloogiliste protsesside mõjutaja. Ja siit saadi üks graafik, kus X-teljel on ruumiskaala alates pisikesest skaalast, kus meie ümber, siis regionaalne skaala, näiteks Eesti, ja lõpetatakse globaalse skaalaga. Ja taimede puhul leiti, et tegelikult elurikkus nii väga langenud ei ole. Isegi regionaalses tasemes on elurikkus enamasti tõusnud, aga see tõus on tänu võõrliikidele. Liigid surevad piirkondadest välja väiksema kiirusega, kui neid juurde tuleb, aga see on küsimus, et kas me oleksime just väga õnnelikud, kui Eestisse tuleks üks suur karuputk juurde. Ilmselt mitte. Seega lisaks sellele, et mingid liigid surevad välja, muutuvad ökosüsteemid ka ühetaolisemaks ja võib-olla me kaotame palju sellist unikaalsust. No, globaalses skaalas muidugi elurikkus langeb. Liike tekib kogu aeg juurde, see on tõsi, aga väljasuremine on tunduvalt kiirem. Lokaalsel mingis metsatukas sõltub väga, mis seal toimub, enamasti maakasutuse intensiivistumine mõjub halvasti, samuti mõjub halvasti elurikkusele lämmastiku sissekanne. Lämmastikku tuleb eelkõige fossiilsete kütuste põletamisest, oksiidid jõuavad lõpuks lämmastikjoonidena organismideni ja siis põhjustavad üksikute liikide sellist suuremaks vohamist ja need tõrjuvad pisemad kaaslased välja. Seda, et elurikkuse langust ei ole igal pool veel kirjeldatud, see pilt võib olla tegelikult petlik, sellepärast et elurikkus on üsna selline vastupidav nähtus. Ta proovib ikka püsida, kuigi olud ei ole enam nii head. Siia graafikule X-teljele panin ma aja,
kuidas ajas elurikkus muutub ja Y-teljel on see elurikkus ja kui me mõtleme, et meil on algselt mingi üsna stabiilne ökosüsteem ja toimub elupaiga kahjustumine, mingisugune osa hävineb ära, kas ta muutub pisemaks või killustatumaks või lihtsalt keskkonnatingimused ei sobi, siis hakkab elurikkus langema, aga see langus enamasti ei toimu päris kohe, vaid see võtab aega. Kuni jõuab süsteem uue tasakaalu asendini, aga see osa liike, kes peaksid siis aja jooksul välja surema, keda meil on rohkem, kui meil peaks olema, praegu nimetatakse väljasuremise võlaks. See väljasuremise võlg on siis selline murelik asi, et meil on võib-olla liike rohkem, kui meil peaks olema ja aja jooksul me peame nad vikatimehele välja maksma. Samas, väljasuremise võlg on ka võimalus. Kui me suudaksime neid protsesse tagasi pöörata, suudaksime ökosüsteeme taastada, siis võib-olla see elurikkus taastub, seda väljasuremise võlg kingitakse meile ära, et me ei peagi seda ära maksma. Eelmisel kuul ilmus teadusajakirjas Nature üks töö, mis proovis globaalselt hinnata, kuidas elurikkusega võiks lood olla erinevate stsenaariumite alusel. Seal modelleeriti ökosüsteemide paigutust, modelleeriti maakasutust, ka inimeste tarbimisi ja leiti, et kui samamoodi edasi jätkame, siis elurikkuse langus on pidev ja väljavaade on väga kurb. Kui tõhustada looduskaitset oluliselt, praegu on umbes 15% globaalselt maismaast kaitse all, kui tõsta see 40%-ni, peaaegu pooleni, kui taastada palju ökosüsteeme, siis see elurikkus seal selle sajandi lõpuks jõuaks kuidagi stabiilsesse kohta, aga sellest on vähe. Elurikkust taastada me selliselt ei suuda. Elurikkuse väärtust on aga võimalik taastada, kui lisaks tõhusale looduskaitsele on ka hulga jätkusuutlikum tootmine ja jätkusuutlikum tarbimine. Siin ei ole teist teed. Me ise peame paremini tarbima, teadlikumalt tarbima ja keskkonnaharidus on ainukene viis selleni jõuda. Rohkem taimset, rohkem kohalikku, rohkem neid tooteid, mis on väiksema keskkonnajäljega ja siis olla targem ja teadlikum tarbija, targem ja teadlikum tootja ja parem, tõhusam looduskaitsja. Siis on tegelikult mudeli järgi ehk lootust. Võtame ühe sellise konkreetsema näite Eesti metsandusest. Metsadebatt on suur ja palav käimas parasjagu. Ja ma olen mõelnud, et kui prooviks metsa elurikkuselt küsida, siin on üks esindaja, Harak Kuljus, pisikene ilus, armas lillekene meie metsadest, ja prooviks küsida Harak Kuljuse käest, et kuule, teie seal metsa elurikkus, et kuidas teil läheb, et mida nad ütleksid mulle. Ja ma arvan, et oma ökoloogiliste töödega ja teadmistega mul on teatud oskus seda Harak Kuljuse keelt ja sõnumit tõlkida. Siin esmalt panin peale graafiku Keskkonnaministeeriumi kodulehelt, mis näitab, et metsamaa pindala on kasvanud Eestis. See on tõsi, et võrreldes möödunud sajandi keskpaigaga on meil seda maad, mille peamine funktsioon on metsa omada, metsa kasvatada, on meil rohkem. Aga kas sellest piisab, et kui me vaatame mõnda Eesti aerofotot, siis me tõesti näeme, et Eesti on metsa täis, erinevaid vanuseid metsad, mõned on siis ära raiutud, teisal nad kasvavad, et kuidas siis selle metsaga lood on? Metsa elurikkusele, näiteks Harak Kuljusele, on tegelikult ainult sobilikud vanad metsad. Kui vana metsa on vähe, siis tema seal noores metsas elada ei saa. See noor mets on umbes nagu oleks vundamendi auk, et neid võib palju olla, aga elupaigaks ei sobi. Et vaadata, milline on siis see vana metsa osakaal, ma võtsin Maa-ameti kodulehelt metsakõrguse, mida on laseri pealt mõõdetud ja see enam-vähem näitab, et kus on siis vanad metsad. Need väiksed punased laigukesed selle slaidi pealt on siis need vanad metsad, kus siis metsa elurikkusel võiks hästi minna. Neid on vähe, seega korteri puudus on suur. Metsa elurikkuse juures
on olulisem see, et vana metsa ei jääks kunagi liiga väikeseks. Aga see ei ole ainult üks osa. Metsal ja metsal on tegelikult suur vahe, sest sama dünaamikat meil 50 aastat tagasi või 80 aastat tagasi oli vähem metsa, tähendab seda, et palju metsa on kasvanud endistele põllumaadele. Ja need metsad kahjuks ei ole veel sobilikud. Puud võivad olla suured, puud võivad olla kõrged juba, aga metsa elurikkust seal ei ole. Kui te lähete kuhugile, vaatate 2 metsa ja ühes on söögiseen ja teises ei ole, kuigi puud on sama suured, siis üks põhjus on tõenäoliselt see, et üks mets on vanal metsamaal ja teine on siis endisel põllul. Seega siis sobivad elurikkusele eelkõige need metsad, mis on pikka aega olnud vanal metsamaal. Ja siin ma panin sellise halli varjutuse peale nendele uutele metsadele, et nüüd jääb neid punaseid punktikesi, mis on vanad metsad sobival maal, veelgi vähemaks. Seega on meil seda elupaika vähe ja need uuel metsamaal olevad metsad hästi ei sobi. Ja kui ma panen veel erineva halliga veel viimased raied peale, mis on toimunud hiljem, kui see laseriga metsa kõrguse mõõdistamine, jääb punaseid punkte veel päris vähe järele. No, nendest üksikutes punktides saab elada, aga kui näiteks seal tuleb siis lageraie, siis tahab elurikkus kolida kuhugi järgmisse vanasse metsa, mis on just vanaks saanud. Aga kui kaugused on väga suured, siis ei saa nad reisida. Metsa elurikkusel on vaja ühendusteid täpselt samamoodi, nagu inimühiskonnal on vaja praamisõitu saartele, on vaja teid erinevate linnade vahel. Seega ei pääse hästi liikuma. Need on siis mured. Ja lahenduseks oleks ruumiline planeerimine. Ruumiline planeerimine, mitte planeerimine ühe metsaeraldise kaudu, et saab küpseks, raiume ära, vaid vaatame, mis need elanikud seal, mis metsaühiskond tahab meile öelda. Ja kui me oleme loodussõbralikud oma majandamises, sest me ei saa teisiti, me ei saa ainult looduskaitsealal loodust hoida. Looduskaitsealad on nagu Eesti inimestele Tallinn-Tartu, aga elu peab olema ka mujal ja nii peab ka elurikkusel olema elu väljaspool tõmbekeskusi. Ja kui seal siis on meie majandus metsas, põllumaadel, linnades, elurikkust, siis ega elurikkus on ka meie vastu sõbralik. Elurikkus pakub meile materjali, garanteerib, et kõiksugused aineringed, näiteks süsiniku salvestamine, mis aitab kliimat, on heal tasemel, et need ökosüsteemid on stabiilsed, saavad paremini hakkama, kas olgu see tormimurd või haiguste puhangud. Ja elurikkuse üks hüve on ka selline üldine identiteet. Ka meie oleme osa elurikkusest. Meie elurikkuse kodu on Eestis. Me tahame, me vajame seda Eesti elurikkust. Meie kultuurilised vajadused on seal olemas. Ma toon siin ka ühe teadustööst pärit graafiku, kus me vaatasime metsades elurikkuse korrelatsiooni erinevate taimkatterühmade, mullas elavate seenterühmade vahel ja ka vaatasime, et kuidas puude biomass, sama kui palju tüve biomass on erinevates metsades. Seal oli positiivne seos, kui on palju õigeid puuliike, kui on palju seeneliike, kes elavad puude juurtega koos, siis on ka produktsioon tegelikult suurem. Seda produktsiooni on inimesel raskem kätte saada, aga olgu see kas või mõttes, et see produktsioon on ka see süsiniku sidumine, mis meie kliimat aitab, mida me tahame kangesti teha ja mis on hädavajalik meile. Elurikkus on väga oluline ka meil enestele, inimese tervisele. Ja nende teadustööde hulk suureneb järjest, mis seovad elurikkust näiteks inimese vaimse tervisega. Inimene on oma evolutsioonilise ajaloo jooksul kogu aeg elanud elurikkuses, looduses ja nüüd alles viimastel sajanditel eraldunud loodusest eemale, et meie aju funktsioneerimiseks, meie aju väljaarenemiseks on vaja tunnetada loodust ja elurikkust ümberringi. Näiteks Taanis tehti uurimustöö, mis näitas, et
need inimesed, kes lapsepõlves elasid piirkonnas, kus oli rohkem rohelust ümber, nendel oli väiksem tõenäosus vaimsetele häiretele täiskasvanu eas. Seega siis me vajame heaks toimimiseks elurikkust. Lisaks sellele elurikkusel on suur roll ka füüsilise tervise osas. No kui me käime looduses, matkaradadel, siis liikumine on alati füüsisele hea, aga see on ainult üks osa jutust. Tegelikult tuleb silmas pidada seda, et inimene ei ole üksi. Me ei ole üksi ka siis, kui me arvame, et oleme üksi. Meie peal, meie sees elab lugematu hulk mikroorganisme, ilma kelleta inimene hakkama ei saa. Me oleme ökosüsteem ise. Meis eneses on elurikkus, võõrsõnaga nimetatakse seda holobiondiks. See on siis selline organism, kes elab koostöös teiste organismidega ja seda vaadatakse ühise ühikuna. Me ei saa ennast eristada kuidagi ja kui see meie elurikkus, meie kõige enda elurikkus on piisavalt suur, heas kompositsioonis, siis me toimime hästi. No igaüks teab, et kui antibiootikumid tapavad osa meie mikrobiomist ära, siis meil tervis läheb paigast ära, aga seal võivad olla ka väga suured muud põhjused. Näiteks meie immuunsüsteem, mis peab leidma ära siis võõrad organismid ja nende vastu võitlema, peab saama treeningut. Ta peab olema pidevalt kogemust erinevate mikroorganismidega ja kui seda treeningut on vähe, siis ta ei ole treenitud ja ta hakkab tegema vigu. Ja üks selline tõsine viga on immuunsüsteemi autoimmuunhaigused, näiteks astmad ja allergiad, kus immuunsüsteem hakkab võitlema iseenda organismi vastu, teeb vea. Ja on leitud näiteks Soomest, et nendes peredes, kelle maja ümber on rohkem taimeliike koos kasvamas, oli vähem astmaid ja allergiaid. Ja seostatakse seda mitte nüüd otse taimeliikidega, aga kui on palju taimeliike, siis nende juured on mullas, palju mullabaktereid on seal ka olemas, neid baktereid saab molekulaarselt määrata ja see läbi mullabakterite hulk siis aitab treenida, hoida meie immuunsüsteemi korras, seda välja arendada ja vältida astmaid ja allergiaid. Seega tasub ikka käed mullaseks teha aeg-ajalt. Tõsi on see, et ka elurikkusel on ka sellised karmid pooled, ega kõik ei taha inimesega koos elada, mitmed uued haigused on elurikkusest pärit, sama koroonaviirus on ju nahkhiirtelt inimestele üle hüpanud ja on muud elurikkusega kaasnevad haigused, et kui me räägime, kuidas asulate ümber on hea omada elurikkust, siis räägitakse kohe aga puugid. Aga puugid, jah, puugid on kindlasti kõige ohtlikumad loomad Eesti metsades, kui summaarselt võtta, aga nüüd puukide pärast ainult elurikkust vältida oleks sama, et ütelda, et lülitame elektri välja, et on muidu elektriõnnetusi või paneme liikluse seisma. See kasu summaarselt on palju suurem. Peab tundma puuke, nendega oskama niimoodi vältida, vaktsineerimised, õigeaegsed borrelioosiravid, aga peame elurikkust arvestama, elurikkust tundma. Et siis elurikkusega targemalt ümber käia ja keskkonnaharidusele ka sellist tuge anda, kolleegidega Tartu Ülikoolist eelmisel kevadel töötasime välja vaba rakenduse, mida kõik saavad kasutada, nimetusega Rohemeeter. See on siis selline rakendus, kus me saame valida ükskõik mis punkti Eestis, siin ma valisin sellesama Mektori maja, kus ma praegu teile räägin, ja klikkides siis mõõda, kasutab see rakendus umbes 50 erinevat kaardikihti, et hinnata, kuidas see maastik siin piirkonnas toetab elurikkust. No siin Mektori maja ümber me leiame, et see toetus on selline kesine. Ühelt poolt on päris hea, rohelised toonid näitavad kõrget maastiku toetust elurikkusele,
punased toonid jälle leiavad, et seal on elurikkuse käik halb. Kasutades selliseid asju oleme me palju teadlikumad. Selles rakenduses on ka soovitused, kuidas me saaksime paremini toimitada. Et ma arvan, et kui me tahame hoida, mida armastame, siis et saada edukalt hoida, on meil vaja seda ka tundma õppida ja keskkonnaharidus on siin ainukene tee. Aitäh! Suur tänu, Meelis Pärtel. Mul on häid uudiseid, sellepärast et inimesed on väga agaralt isegi kirjutanud meile küsimusi. Nii et kui ma asun esimese juurde, mis kohe alguses jäi kõlama, ilmselt on inimesi, kes selle elurikkuse teemaga ei ole süvenenult või süvitsi kokku puutunud. Kui me vastaks neile hästi lihtsalt selgituseks ikkagi, mis asi on elurikkus, kas seda saab väljendada niimoodi lühidalt ka? Elurikkus on ühelt poolt meie kaasteelised, meie naabrid, kõik teised organismid ja isegi meie ka, et ta on justkui suur nimekiri organismidest. Teisalt on ta justkui ökosüsteemi omadus, samamoodi nagu me räägime rahvastikust, et mis on Tallinna, Elva või Pärnu rahva suurus ja tema koosseis, et ta on selline kahte moodi mõistetav. Üks oleks siis konkreetselt meie sõbrad ja tuttavad ja võib-olla mõned vaenlased ja teine on siis meie selline loodusühiskond. Nii et palju elu ja eriti rikas elu ehk siis erinevat sorti elu ja nad kõik elavad. Väga hea. Räägime ka järgmisest küsimusest. On uuritud, et kas Eestis on võimalik sellist 100 aasta skaalal vaadata elurikkuse muutusi? Et kas või näiteks poollooduslike koosluste või metsa puhul. Kuidas on 100 aasta jooksul muutunud? Kas seda on uuritud? Saab uurida siis, kui meil on kättesaadavad 100 aastat vanad teadustööd ja Eesti loodusuurijatel algas juba loodusuurijatel on kuulsusrikas ajalugu, et meil on mõned tööd, kus on kirjeldatud mõne piirkonna elurikkust ka 100 aastat tagasi, näiteks Gustav Vilbaste kirjeldas Harjumaa loopealseid ja me oleme käinud täpselt samades kohtades ja kirja pannud, mis on siis leitud. Eesti kohta on veidi rohkem teada, milliseid liike on leitud varem, milliseid liike on seal praegu leitud, et me üht-teist saame, aga neid andmeid on muidugi vähe. Neid andmeid on väga vähe. Võib-olla see sama DNA, mida me saame kasutada, on nüüd uus tööriist, sest me saame seda ka näiteks järvesetetest kätte ja vaadata, mis siis oli 100 aastat tagasi, mis oli ka 200, 500 või 1000 aastat tagasi. Et võimalusi on. Üldiselt on liike juurde tulnud, sest kliima on soojenenud, inimene on toonud liike juurde, aga igas konkreetses kohas võib-olla ei ole see kindlasti ainult suurenemine. Ja meie teadlastel on võimekus ja tahe tegelikult seda teha, kui oleks vaideks. On võimekus teha ja tahe on ka, jah. Väga tore, jätame selle meelde ja loodame, et jõuame senneni. Üks küsimus, elurikkus on nii-öelda pikk plaan. Kuidas selle kasumlikkust müüa maha riigile ja ettevõtetele, kellel on selle kasumiga ju kiire enamasti, ehk siis tahetakse näha, kuidas asi toimib? See on väga õige küsimus, et elurikkuse seisukohast peaks vaatama ette ja mõtlema seda, et kus tahavad elada meie lapsed ja lapselapsed, mitte et kui palju kasumit ma suudan toota enne, kui ma pensionile lähen. Et kuidas seda maha müüa on ainukene ikkagi selgitused, haridustöö ja võib-olla ikkagi ühiskondlik kokkulepe läbi regulatsioonide ja seaduste, et teist teed ei ole, missioon ja haridus. Koroonast on palju räägitud ja ka minult on küsitud, ma pole täpselt osanud vastata, kas see kriis, mis on ühest küljest pannud inimesi liikuma või samas ka liikuma sellistes kohtades, kus võib-olla varem nii väga mitte, on see kuidagi elurikkusele positiivselt juba mõjunud, on loodusel juba parem, sellepärast et inimestel on halvem? Ma tean, et on mõõdetud
saasteainete vähenemist oluliselt, on mõõdetud müra reostuse vähenemist, et linnud saavad jälle laulda rohkem, et kindlasti on elustikurühmasid, kellel selline inimese tagasi tõmbumine koroonakriisi ajal on hästi mõjunud, et kui palju just ja kus kohas Eestis ma siin jään kergelt vastuse võlgu. Ma eeldan, et just näiteks need organismid, kes sellist pidevat häirimist ei talu hästi või kellele siis õhusaastatus on väga karm. Ja võib eeldada, et suuremate muutuste, olulisemate muutuste jaoks oleks ikkagi vaja pikemat perioodi, et selline inimmõju väheneks, eks ole. Kui me võtame lühidalt kokku, siis kas me saame öelda, millisel tasemel on elurikkus Eesti looduses? Kui me vaatame teisi sama suuri piirkondi nii kaugel põhjas kui Eesti, siis Eesti on üks kõige elurikkamaid piirkondi üleüldse. Eesti on elurikkuse poolest tõeline suurriik, sest meil on erinevad mullastikutüübid, juba kliima võib olla saartel ja Võrumaal väga erinev või ilmastik, et seega elurikkus Eestis on suur, aga see on ka suur vastutus, ta on ka suures ohus. Suur tänu veel kord, professor Meelis Pärtel. Mul on head uudised kõikidele küsimuse esitajatele, et me saame need vastused leida teie jaoks ka hiljem ja need sinna keskkonda üles laadida. Nii et me täname veel kord.